sest vanemaid ei olnud näha, nemad tegelesid seal vist asjade pakkimisega ilmselt. Läksin rehetuppa, seal olid mul saapad, veekindlad saapad, ma tean, mul osteti just enne kooli vist sügisel. Ja panin ennast riidesse, seal olid võõrad mehed sees, sõdurid ja siis olid ka tsiviilisikuid, neid ma ei oska kirjeldada. Näidati, et kui, see on nüüd minu oletus, et kui te kloosi ka ei astu, siis ootab teid sama saatus. Ja õhtul umbes samal ajal, kui päike hakkas alla vajuma, viidi meid sealt edasi Are valda. Are pargis oli see vald ja seal oli juba rahvast kõvasti rohkem autosid ja ma tean seda, et tema viis mind kusagil kas vallamajja või kuskil sinna asjale, sest ma polnud ju päev läbi kuskil käinud ja vaevalt, et ma hommikugi käisin. See hirm ja segadus oli sees. No ja selle vallamajas hoidmisega ilmselt sellega rakendati ka hirm. Ja all oli siis nurka vist, meestel olid ju tööriistad ka kaasa võetud, saed, kirved, peitlid, nii edasi. Et sinna tehti auk põranda põhja. Ja kui kellelgi oli häda ja seda oli kindlasti seal, inimesed olid ju närvis ja siis toimetati seal läbi selle augu, aga ma arvan, see on Tšerepanova jaam. See on Novosibirski oblastis, kus laiarööpaline raudtee läbi läheb ja seal meid tõsteti välja õhtupoolikul. Isa ei olnud enam töömeest nagu. Ta nagu vist põhimõtteliselt hakkas ka vastu ja kohalikud koloosi ülemused brigadirid käisid seal nagu ka natuke pinda talle, aga nad nägid, et nii vana mees, nad polnud vist kunagi nii vana meest näinud, et 70-aastane mees võib olla. Et olid seal ammu juba, küla oli üldse meestest väga vähe oli mehi seal külas, naised põhiliselt ilma meesteta elasid. Need koogid olid, kuidas öelda, need olid linaseemnete või päevalille või mingi muu viljast välja pressitud mahlajäägid, eks ole, mitte mahlajääk, vaid see paks, eks ole. Ja see on nii kõvasti kokku pressitud, et kui sa selle suhu võtsid, andis närida päris. Ja vot see oligi meie toit siis. Ema käis vist võttis seda kuskilt, kus nad olid. Me ei tohtinud midagi puutuda, see oli kõik ühisvara ja kui sealt võtad, oled varas ja lähed vangi. Üks naisterahvas läkski vangi selle tõttu, et midagi võttis. Aga kohalikud vist ja juhtkond hoidis need uksed lahti, need ei olnud lukustatud. Ja niisuguse koha peal ka, kus eriti keegi ei näinud, vist teadlikult, et las inimesed söövad sedagi, mis on. Algul meid vaadati nagu juuksed püsti võib-olla, et nüüd tulevad hirmsad inimesed, propaganda tegi oma eeltöö. Aga hiljem, kui nad nägid, et need on tavalised inimesed, mõned käivad küürus, sõrmed on konksus, mul isal olid sõrmed niimoodi, tal ei käinud need sõrmed lahti, kui ta kirvevarra pihku võttis, ta väänas niimoodi lahti, pani kirve pihku ja siis tegutses. Ja tal oli ohjade hoidmisest. Hobused oli vaja tüürida, künda või vankriga sõita kogu aeg, ohjad peos, see oli ohjade hoidmisest. Algul ma nagu vältisin neid, kui ma kuulsin, et jõe ääres olite vene poisid, siis ma lasin jalga. Aga hiljem ma nagu sulandusin nendega kokku. Ja minust sai päris kuulus kalamees, tähendab, seal oli nagu poiste seas niisugune komme, et vanemad poisid, kui noorem püüdis suure kala kätte, havi näiteks,
siis oli tehtud mees ja mind võeti nagu kaitse alla